Tere tulemast Lääneranna noortevolikogu kohalike omavalitsuste volikogu valimiste debatile. Mina olen Greg Johanson, tänase õhtu moderaator ja minu vasakul käel on kandidaadid, kes kandideerivad. Praegu laseme kandidaatidel ennast tutvustada enda maailmavaateid, enda soove Lääneranna piirkonda arendamiseks ja kuidas just nemad peaksid olema need, kes Lääneranna elu kvaliteeti parandavad. Ja palun, võtame siit vasakult poolt kohe esimesena sõna. Okei, tervist. Minu nimi on Janar Sõber. Enne kui ma midagi tõsist räägin, ma tahaksin kõigepealt tänada noortevolikogu, kes on üldse võtnud ette nii tõsisel teemal, nii tõsise õhtupoolse debati või dialoogi, et ma olen väga tänulik selle eest, et selline võimalus on tekitatud ja ma loodan, et see ei piirdu ainult valimiseelse perioodiga, vaid et see võiks saada täitsa noortevolikogule selliseks igaks trimestriks, miks mitte selline vorm endale tööplaani võtta. Endast minu nimi on Janar Sõber, ma olen Lääneranna spordikooli direktor, maadlustreener, huviharidusega igapäevaselt otseselt seotud. Minu taust on, ma olen õppinud Tartu Ülikoolis kehakultuuri teaduskonnas, ma olen lõpetanud spordijuhtimise treeninguõpetuse eriala, 2020 aastal magistriõppilas kooli juhtimise eriala, et selles mõttes huviharidus ja üldharidus on mulle olnud praktiliselt terve elu, nagu oleme olnud nendega seotud. 2005 kuni 2018 töötasin ma Lihula gümnaasiumis õpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja ja karjääriõpetajana ja 2011 kuni 2018 ma olin ka selle kooli direktor, et siin peitub ka ilmselt vastus, et miks ma kandideerin ja miks see minu jaoks oluline on. Et ma üha enam iga päevaga usun väga sellesse, et üldharidus, huviharidus, noorsootöö on need võtmed, mis avavad tee esiteks noorte mõistusesse ja südamesse ja teistpidi avab siis võib-olla selle kodukoha armastuse noortes. Et mida rohkem me suudame nendele kvaliteetset, sisukat, süsteemset ja tulemuslikku tegevust vabal ajal ja koolis pakkuda, seda suurem tõenäosus on, et nagu ka tänane debatt nagu väljendab, nad panustavad ja nad ootavad ka, et neid tähele pandakse ja nendega arvestatakse. Et ma seisan väga selle eest, et üldharidus paraneks, et huviharidus oleks huvidest lähtuv, hea ja võimete kohane ja et meie inimesed, kes noortega tegelevad, saaksid selle eest väärikalt tasustatud. Aitäh sulle, Janar. Liigume järgmise kandidaadi juurde. Ja, tere ka minu poolt. Minu nimi on siis Raul Obersneider. Ametilt olen siis vabakutseline käsitööline, nagu ma seda nimetan. Õpetan Haapsalu kolledžis ka tudengeid erialal siis metallid ja nende sulamid. Üks aine tegelikult sellest erialast, aga terve oma elu olen siis pühendanud küllaltki palju käsitööle, mis ka tegelikult haakub küllaltki palju ju huviharidusega või huviringidega või tegevusega, mida võiks siis noortele juurutada. Olen ise ka ju õpetanud Lihula gümnaasiumis 4 aastat käsitööd nii poistele kui tüdrukutele ja sellest tulenevalt siis ma näen, et seda võiks ka laiemalt siin vallas rohkem siis noortele kättesaadavaks tuua, mis käsitöö kui siukene kätkeb ka endas ju kultuurilist ja ajaloolist tausta ja teadvustada ja ajalugu läbi käsitöö on ju ainult väga hea samm või väljund. Volikokku siis kandideerin, ütleme niimoodi, et viia volikokku siis natuke tasakaalu, ja just näha siis mingisuguseid potentsiaalseid võimalusi siis rohkem noortega tegeleda. Et ega nagu on öeldud, et noored on meie tulevik, siis
nendele tuleb ka investeerida ja ma arvan, et meie tänane vald praegu peab rõhku panema hästi palju just noortele ja noorte tegevusele. Aitäh sulle, Raul. Liigume siis järgmise kandidaadi juurde. Tere kena õhtupoolikut. Olen siis Andres Hirvela ja esindan siin täna valimisliitu Tegusad kogukonnad. Ameti poolest olen praegu siis vallavanem ja kui kaugemasse ajalukku minna, siis olen sündinud, kasvanud siin üles siinsamas Lääneranna valla territooriumil ehk kunagises Koonga vallas. Käinud seal koolis ka, siis keskkoolis käinud Nõos ja hiljem ka ülikoolis Tallinnas ja hariduselt olen siis süsteemi insener elektronarvutite alal ehk arvutite projekteerija. No, algused aastad olen olnud ka Tallinnas, aga enamjagu alates 87. aastast olen ma siis kodukohast tagasi küll tegelenud ettevõtlusega ja jättes nüüd need väiksemad ametid vahele, siis 18 aastat olnud ka vallavanem. Nendest 17 Koongas ja ühe aastaga Saugas. Et miks ma kandideerin? Ma olen ju ka praegu olnud volikogu liige need 3 aastat ja vaadanud selle nii-öelda Lääneranna valla, mis tänavu saab alles 4-aastaseks, nii sündi pealt kui ka seda arenemisteed, kuhu me täna oleme jõudnud, siis võib ju ikkagi öelda, et ega vald ei ole veel kaugeltki valmis ja teha on küll ja küll. Teadupärast on ju meie vald, mis koosneb liidetuna 4 vallast, 2 valda on pärit Pärnumaalt ja 2 valda on pärit endiselt Läänemaalt, siis nagu elu on näidanud ja lähim vaatlus ka selle igapäevaelu juures olles, et on 2 väga erinevat kultuuri kokku saanud nii asjaajamiska kui ka elamises üldse. See annab veel ka siiamaani tunda ja see kõik, et meist saaks selline ühine vald ja mis vaataks ühiselt ühele poole ja tulevikku, siis selleks on ka veel vaja ikka päris palju tööd teha. Aitäh sulle, Andres. Liigume esimese teema juurde, milleks on kindlasti Lääneranna noortele väga oluline punkt. Kuidas parandada vallas huviharidust, mis on selle probleemideks ja kuidas see tuua kõikide inimesteni kogu vallas. Küsimus, mis ma sooviksin kandidaatidele esitada, oleks, et kuidas kavatsete huviharidust arendada või täiustada kõikides vallakoolides? Ma arvan, et alustame vastamist minu vasakust käest, ehk siis Janar, see on sinu. Jah, et selles mõttes on küsimus täiesti põhjendatud, et meie vald on väga suur ja igale poole ei pruugi jõuda ja noori on meil vähe ja üleüldse võib-olla see huvitegevus on niisugune väga keeruline ühtepidi lahendada. Aga õnneks oleme me suure sammu juba edasi astunud, et kui ma vaatan nüüd täna seda Lääneranna spordikooli, kus ma töötan, siis meil treenerid liiguvad päris palju Lõuna-Läänemaal endises Varblas samamoodi. Veel on katmata Koonga Virtsu, et me oleme päris hästi nagu tegelikult saanud liikuma ennast. Mismoodi see tekib? See tekib selliselt, et punkt 1, 95% sõltub inimesest, kes on see, kes neid noori eest veab, kes neisse panustab. Kui me leiame selle inimese, siis on juba ka 95% probleemist lahendatud, aga vaata selle kuldvõtmekese leidmine on kõige keerulisem küsimus. Ja punkt 2 on laste arv ja hulk, et oleks olemas see kriitiline mass, kelle juurde minna. Individuaalala esindajana on lihtne, mul piisab 3, 4, 10 lapsest, aga meeskonnaalal või teha laulukoori juba on natukene raskem.
mis on tehtud, on loodud võimalused kompenseerimismehhanismid. Treeneritele on antud näiteks täiskohaga töö või osakoormusega töö ja kompenseeritakse nende käimised mööda küla ja Aleveti ringi. Ja see on juba suur samm edasi, et jõuda igasse külanurka. Aitäh! Aitäh, Janar! Tekib kohe küsimus, et on välja toodud, et täiskasvanutele ja pigem vanematele noortele ehk siis keskkoolis õppivatele noortele ei ole piisavalt huvitegevust Lääneranna vallas. Soovitakse näiteks välihuvitegevust suurendada ja IT-õpet parandada. Kuidas te selle probleemiga tegeleksite või kas see on probleem? See on kindlasti probleem. Mis puudutab nüüd gümnaasiumiealisi noori, siis nendega on tihtilugu see küsimus, et see tänane gümnaasiumiharidus võtab lihtsalt nii palju aega noorelt ja energiat juba ära, et tegelikult seda on väga raske aega noorel juurde leida, et tegeleda oma huviharidusega. Mida ma täna näen, on just see, et peale põhikooli lõppu tihtipeale võtab gümnaasiumi üldõpe ja kõik väljasõidud ja aktiivtegevused, mida üldharidus täna pakub, noorelt väga palju aega ja võimalust ära. Küll aga kui nüüd mõelda sellele küsimuse teisele poolele, mis puudutab nüüd kooli lõpetanuid või kohalikke täiskasvanuid ja nende huviharidus, siis samamoodi Lääneranna spordikoolis on täiskasvanud korvpall, jalgpall, võrkpall, ka saalijookis täna räägitakse, kui me räägime nagu spordist, ma tean kunstimuusikakoolis ka täiskasvanutel on avatud grupid, et ma päris sellega nõus ei ole, et huvitegevust on liiga vähe. Küll kindlasti, mida me ka oma valimisplatvormil oleme maininud, et me kindlasti seisame selle eest, et tuleb parandada, nagu sa ütlesid, ka välisharrastamise võimalusi. On see staadion, külaplats, kergliiklustee või kõiksugused jooksu- või jalutamisrajad, et me oleme ka välja toonud eraldi kohe koolides, kus oleks vaja esimesel võimalusel parandada kohe staadioni katet. Ma ei räägi siin suurtest investeeringutest, vaid pigem pisikestest investeeringutest ka talvel ja sügisel saab neid kasutada aktiivselt ja ei ole keeldu kusagil, et ise minna ja teha. Aitäh, Janar! Raul, tekib küsimus, et kuna Lääneranna vald on suhteliselt suur ja ühistransport või üleüldine infrastruktuuri pääsetavus erinevate piirkondade vahel ei ole kõige parem, siis kuidas tuua huvitegevus noorteni erinevatest valla otsadest? Jah, vald on ju, maa-alalt on ju tegelikult väga suur ja meie see ajasustus on hõre ja siin on olnud see arutelu erinevates kohtades on see diskussioonis olnud ja on seda nurinat olnud, et üks variant on, et ega siis iga bussiliin, mida avatakse, nõuab ju raha ja kui teinekord on ka lähtutakse perspektiivist, et kui mõistlik see on ju, et nagu eilegi, et suvel peaks olema keset päeva käima see bussiliin läbi Metsküla, et see on ühe inimese. Aga kuidas siis saada niimoodi, et kui ei ole seda bussiliini või nendesse trennidesse või huviringidesse siis tuua inimesi või lapsi, ütleme, siis üks variant tegelikult võib-olla oleks see, et need kogukonnad või ütleme naabrid või head tuttavad inimesed peaksid omavahel nagu võib-olla rohkem suhtlema ja kui ühe lapsevanema laps käib huviringis, on ju, siis kommunikeerida sellega, et üks lapsevanem viib üks päev ja teine lapsevanem siis kas siis toob või viib ja niimoodi me saame tegelikult neid lapsi ka kaasata huviringides, kellel ei ole seda bussiühendust või muudel põhjustel siis seda transpordivarianti, et me peame rohkem nagu võib-olla rääkima teineteisega või üksteisega ja rohkem nagu võib-olla usaldama. Selge. Siiski tekib küsimus, et kõikidel lapsevanematel ei ole kahjuks aega enda lapsi huvitegevustusse viia. Et kas siiski ei peaks näiteks viima huvitegevust lasteni või parandama siiski ühistransporti? Jah, alati võib nii öelda, et peaks lasteni viima, aga nagu ma ütlen, et kuskil iga liigutus, mis on, see maksab raha ja lähtutakse ju enne kõike sellest perspektiivist. Kui meil oleks raha, siis me võiksime viia igasse külasse, kas siis selle huvitegevuse või siis lapsed igal lapsel saata bussi järgi või takso variant oleks ka üks variant, mida võiks siin arendada lausa, mis on ka olnud. Et meil oleks nagu selline tellitav mingi firma, kes siis haldab mingisugust teenust, transporditeenust ja saab siis tuua selle lapse siis eraldi sinna huviringi. See on üks variant tegelikult.
Ja varsti tuleme sinuni, Andres. Kõigepealt sinuni, Janar, kõigepealt küsimus Andresele, et kas teie meelest oleks siiski mõistlikum parandada ühistranspordi infrastruktuuri või tuua siiski huviharidus just lasteni kaugemates vallaotsades? Mõlemad on head, kui paremaks saab. Aga selles mõttes, et huviharidust ju on meil kõikides koolides on mingil määral sellega tegeletakse, et tuua seda lastele lähemale, eriti just väiksematel lastel on. Ja mis puudutab siis seda transporti, siis siin on ka paindlikud variandid, sest alles täna valitsuses arutasime ühe nõudepeatuse tegemist, teeme bussifirmale ettepaneku. Seal on vaja vähe keerulisem on liini ka nihutada. Ja samas on ju loodud kompensatsioonimehhanism ka lapsevanematele, kes saavad seda oma lapsi tuua ja viia ja loomulikult ka mõeldes selle peale, et ega üks omavalitsus ei jõua ju ega saagi kõiki selliseid kõiki asju väga kõrgel tasemel teha, siis loomulikult peame toetama ka neid, kes on rohkem edasi arenenud ja tahavad kuskil väljaspool valda käia midagi õppimas ja ennast arendada. Nii et ka need mehhanismid on igati teretulnud ja on ka kasutatavad momendil. Selge, Janar, teil on mingisugune Ma tahtsin seda ütelda, et tegelikult tõepoolest, nagu Andres ütleb, need kompenseerimismehhanismid on täna olemas lapsevanemate jaoks, et võib-olla siit on ka hea nagu natuke teadvustustööd teha, et huviharidusse pääsemiseks, kui on bussiga probleemid, siis tegelikult Lääneranna vallas on olemas huvihariduse tegevuse toetus meetmed, kust saab küsida raha nende kütuse kompenseerimiseks. Ja teine mõte, mis siit nagu tõukub, on see, et võib-olla see ongi nüüd see koht, kus omavalitsus saab nii-öelda nagu olla koostööpartner eraettevõttele. Et kui meil näiteks tekib, see ei ole mingisugune uus praktika, see on maailmas täitsa harrastatud praktika, et on kohapeal olemas keegi lapsevanem näiteks, kes ongi transpordiga, kellel meeldib autoga sõita nii-öelda ja kes teeb oma dokumendid korda, et ta võib õpilasi transportida, siis tegelikkuses on täiesti võimalik, et vald tellib teenust ühelt lapsevanemalt, kes tegelebki meie laste transportimisega külast külla või huvitegevuse juurde või huvitegevuse treeneri laste juurde. Et see kindlasti on täiesti välja arutatav kulu. Ma ei räägi sellest, et me jõuame tõepoolest selles mõttes iga lapseni, et ühte last ilmselgelt me vedama ei hakka, aga ühte treenerit on täiesti võimalik laste juurde selliselt nagu viia. Ja ka täna tegelikult on meil olemas kompenseerimismehhanismid nagu ka treeneritel või oma töökohta pääsemiseks alates 31. kilomeetrist. Lääneranna vald ju katab kulud oma töötajatele. Selge. Küsimus sulle, Raul, et kas äkki on probleem tegelikult ikkagi selles, et huvihariduskeskusi on liiga vähe? Kas peaks tegelema just selle probleemiga, et tekitada neid huvihariduskeskusi erinevates piirkondadesse juurde või on neid piisavalt? No ma arvan, et antud hetkel võib-olla neid ei ole vähe niivõrd, et siin tuleb ju lähtuda tegelikult ikkagi sellest erinevate koolide sellest vajadusest, et igas koolis on ju rohkem või vähemal määral on see huviharidus olemas, et huviharidus ei ole ainult sport, on ju huviharidus on ka pillimängimine, on ju käsitöö ja sinna võib veel mingi loodusmatkad asjad ka sinna juurde panna või. Aga eks see on nagu, muidugi võiks ju olla rohkem, on ju, et igas koolis võiks pakutada täiesti võrdselt ja võrdväärselt seda huviharidust, aga siin ongi see ju, et see ressurss on üks asi, meil ei ole nagu, ütleme, piisavalt treenereid on ju ja alati ei ole ju nii mõistlik igasse kooli, et kui meil on ikkagi võimalus sest ühest koolist, väiksest koolist on ju organiseerida ikkagi see transport, ütleme Lihulasse on ju, siis ilmselgelt on see mõistlik nagu Lihulas, sest esiteks on see, et teinekord ei olegi neid võimalusi üldse seda huviharidust ongi kas huviharidust läbi viia, sest ei ole vahendeid ja kui hakata vahendeid soetama, siis see vajab jälle tohutut ressurssi. Et me peame lähtuma ikkagi personaalselt selle piirkonna vajadustest ja leidma selle parima lahenduse selle huvihariduse kättesaadavaks. Aitäh sulle! Liigume järgmise teema juurde. Võttes arvesse seda, et me oleme hetkel noorte volikogu poolt korraldatud debatil, siis on meie kõigi jaoks väga oluline kindlasti see, et
koostöö noortega oleks võimalikult hästi üles ehitatud ja küsimus tekib, et kõigis valimisprogrammides on juttu noorte rohkemast kaasamisest igasuguses otsustustegevuses ja nii-öelda üleüldises elukulu arendamises. Miks seda eelnevalt tehtud ei ole? Kõik kandidaadid võivad esitada soovi vastamiseks. Ma repliigi korras lihtsalt tuleks tagasi eelmise küsimuse juurde, et see on tähel, mul üks mõte pooleli, kui tohib. Jah, selge. Kiirelt võib, ütleme 30 sekundit. Jaa, sellest täiesti piisab. Esiteks see huvitegevus, meil on noortekeskused tegelikult täiesti toimivad olemas. Kokku on neid 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki, kui ma nüüd ei eksi 5. Koonga, Varbla, Kõmsi, Lõpe, Lihula. Ma tean, et praegu käib töö Virtsu suunal. Kui ma vaatan huvitegevuse ja huvihariduse tegevuse toetus, siis tegelikult ei ole ainult selles asi, et meil raha puudu jääb. Näiteks 2019 aastal 158 832 eurot on antud huvitegevuse toetuse taotluseks ja seda kõike aasta lõpuks tegelikult ära ei kulutatud. Seal on 2 põhjust kindlasti, inimesed võib-olla ei teadnud, et see võimalus on, ja teine on see, et ma ei väida, et meil huviharidusega kõik hästi on, aga meil kindlasti ei ole huviharidusega asjad halvasti, et need lähevad järjest paremaks. Kiire repliik jällegi minu poolt, et kui noored ise on välja toonud, et huvihariduse nii-öelda piirkondlik kättesaadavus ei ole praegu piisavalt hea, siis kuidas te saate väita, et see ei ole probleem? No see sama väide just, et meil on olemas 5 vallakeskuses olemas, kus sellega tegeled. Ja muideks, miks ta võib niimoodi olla? Kui ma mõtlen tagasi Lihula ajale, siis oli täpselt samamoodi, kui meil noortekeskus tekkis, siis noored ei leia kohe seda teed sinna ülesse ja sellega lähebki natukene aega. See on täiesti mõistlik ja täiesti päriselt toimiv asi, et anna aega natukene atra seada. Leiavad üles, täna Lihulas toimib, ma näen seda igapäevalt väga hästi. Üha enam noori käib enne koju bussisõitu ja leiavad seal endale täiesti rakendust ja tegevust. Küllap on osa sellest ka, et veel tuleb, nad peavad harjuma selle käimisega. See info peab jõudma laste vanemateni, et nad jõuaksid selle endale päevakavasse sisse planeerida. Selge. Andres, miks siiski ei ole praegu noorsootöö piisavalt kaasatud erinevate valda hoomavate tegevuste juures, kuigi seda erinevate erakondade ja erinevate valimisliitude programmid lubavad? Ega siin ootaks noorte aktiivsust ka peale, näiteks nüüd valimiste puhul on väga aktiivsed jälle kõik küsima, uurima ja teada tahtma, aga näiteks üks minu tähelepanek on olnud ka, et noored oma nii-öelda enda volikogu korraldavad küll ja arutavad selliseid nende jaoks päevakohalisi küsimusi, aga noored võiks arutada ka seda, et kui on nii-öelda vallas päris volikogu, et siis enne seda võiks oma arvamust avaldada ka siis loomulikult mitte kõikides punktides võib-olla ei ole seal neil väga asjakohane, võib-olla need kõik punktid pole ka jõukohased, aga osa vähemalt, mis puudutab noori, võiksid ka avaldada oma seisukohta juba näiteks valla volikoguks. See vajaks natuke operatiivsemat lähenemist ka noorte poolt, aga see oleks igati tervitatav. Aga paraku seda ei ole vist selle 3 aasta jooksul väga juhtunud ka. Selge, aga tekib ikkagi küsimus, et kuna noortel on endal soov valla tegevusse rohkem panustada, on selleks inimesed olemas, kas või näiteks siin noorte volikogus, siis kuidas teie plaanite, saades siis näiteks tulevaseks vallavolikogu liikmeks, seda noorte otsustusprotsessi võimalust reaalselt arendada ja kuidas te seda juurutate? Mina ikkagi näeks seda sama ka, et kui volikogu materjalid tulevad nädal aega või ütleme laias laastus nädal aega enne, siis saadaks kõigil ka noorte volikogul see laiali ja need punktid, mis noori huvitaks, nad võiks ikkagi antud küsimustes ka oma arvamuse formeerida. Ma arvan, et see võib-olla natuke kiireks läheb, et volikogu komisjonid reeglina on, kui neljapäeval tuleb materjalid ja volikogu komisjonid on esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, aga selle väljundi leiaks, kuidas need arvamusi jõuaks ka volikogudes, et volikogus loetakse ette nii komisjoni arvamus iga küsimuse juures, aga siis võiks ka noorte volikogu arvamus olla nendel punktide juures, mis noori puudutavad. See oleks väga reaalne väljund ja nad ise noored tunneks ka, et neist siis sõltuks midagi, nende arvamust saab üsna kähku ka kokku viia
jälle, kui palju siis seda arvamust arvestati või ei arvestatud ja nad ise tunnevad ennast ka vajalikena Selge. sellega. Raul, räägime siiski Lääneranna suurusest ja arvestame, et see on vägagi lai piirkond, mida hallate. Kuidas tagada noorsootöö ja töötajate kättesaadavus iga valla piirkonnas? Kui noortel on probleeme, siis on vaja ju nendega tegeleda. Mida te näeksite lahendusena? No üks lahendus on ilmselgelt ju ka, kuna personal on piiratud on ju, ja siiamaani on teda ju ikkagi proovitud jagada niimoodi, et ta oleks võimalikult kõigile kättesaadav, aga üks asi, mida siin eelmisse küsimusse läheb ka tegelikult see sisse, et kuidas siis kaasata või arvestada rohkem nagu noorte arvamust volikogus, et nad paremini seda aduksid või seda juhtimist üldse või nende, ütleme, probleemide siis käsitlemist ja aru saada, mis need vajalikud on või probleemile tähelepanu, on see, et kui see noor on huvitatud sellest, ta saab igal juhul selle info kätte läbi siis noorte volikogu kas või siin arutatakse ja ta saab tegelikult ju kodus vanemate käest ka arvamust küsida ja seda arutatakse siis kodus ja tänu sellele võib-olla tekib ka suurem diskussioon ja laiem kandepind mingid teatud probleemide lahendamisele. Et see oleks minu meelest üks lahendus, et perekonnasiseselt arutatakse ka neid asju rohkem. Jah, selge, aga ikkagi tekib see küsimus, et kui noortel on erinevad mingisugused kas või näiteks psühholoogilised probleemid, siis kuidas me tegelikult ju näeme, et üle-eestiliselt on erinevad vaimsed probleemid, haigused ja nii edasi kasvutrendis. See on probleem. Noored vigastavad ennast, kannatavad. Sellistes piirkondades, kus on asustustihedus pigem väikene, siis on noorsootöötajate ja noorsootöö üleüldine kättesaadavus pigem madal. Kuidas selliseid probleeme lahendada? Siin on teavitustöö, lihtsalt on vaja suurem olla, kuna meil on personal tegelikult olemas selleks, et siis tuleb lihtsalt tekitada rohkem usaldust, et see noor, kellel on ta siis vaimne probleem või on ta siis stress või mis iganes, et ta usaldaks seda ametnikku. Telefoninumbrid, asjad on kõik teada, aga nad võib-olla ei usalda lihtsalt oma murega minna. Ja seda meil tuleb tööd teha selle nimel, et tekiks see usaldamine siis ütleme selle inimese või täiskasvanu ja siis lapse vahel või noore vahel. Ja kui meil tekib ka usaldus, siis me julgeme ka perekonnas rohkem sellest rääkida ja läbi selle siis ma arvan, see vaimne probleem, need ikkagi lahenevad palju paremini. Me peame usaldama rohkem rääkima, seal ei ole nagu muud varianti eriti pole, ma arvan, et sest kättesaadavus tegelikult vallas on olemas, et oma mures ja kurta. Selge. Janar, kuigi Raul rääkis sellest, et kättesaadavus on olemas, tuleb ikkagi probleemiks ühistranspordi infrastruktuur või kättesaadavus just füüsilises perspektiivis. Inimesed eelistavad näost näkku suhtlemist enda probleemide lahendamisel või kas seda saaks kuidagi parandada või pigem mingisugusel teisel viisil seda probleemi lahendada noorte jaoks? Ma saan aru küll küsimusest. Ja nagu ka Raul ütleb, et need inimesed on justkui olemas ja seda usaldust tuleb luua ja transporti on võimalik ju lihtsalt osta, eks. Aga esiteks kaasamisega vaata on nagu kaks asja. On inimene, kes kaasab ja on inimesed, kes tulevad kaasa ja selle eelduseks on vaba tahe. Et võib-olla teinekord on ka me takerdume definitsiooni või arusaamise tahe, et miks mind keegi kaasa ei võta. Aga tegelikult sa pead ise ka tulema kaasa. Aga sinu väitest ma saan aru, et noored on selleks väga valmis, ongi valmis. Olen 100% nõus. Kuidas nüüd seda usaldust tekitada või seda probleemi lahendada? Küsimus on, see kodu, ma natuke siin olen eriarvamusel Raulist, et kodu teinekord ei pruugi olla see, kellele laps tegelikult oma mure räägib. Märkamine ja kuulamine on kaks asja, mis on suure ennetava jõuga ja mis on selle usalduse tekkimise aluseks. Ja selles mõttes ma olen Rauliga nõus, et need inimesed on olemas. Need on koolides töötavad sotsiaalpedagoogid, vallas töötavad sotsiaalinimesed, huvijuhid, klassijuhatajad, treenerid. Tihtilugu nemad märkavad seda oluliselt kiiremini, rutem. Talle noor või õpilane avab ennast juba eos, on see usaldus nagu olemas. Ja vaat siin on jällegi teinekord, me ei julge rääkida asjadest nii nagu on. Minul on endal olnud mitu kogemust, kus ma ei saa detailidesse päris minna, kus tuleb sekkuda ja teinekord ei julge teha seda ei õpetaja ega ka sotsiaaltöötaja ega sotsiaaltöötaja julgeb.
sotsiaalpedagoog ongi selle jaoks, et seda nagu kokku viia. Et seal on ka seda õpetaja vastutuse või julgust tegelikult ka probleemi märgata ja ka tunnistada ja midagi teha ei ole. Väga paljud probleemid jäävad ikkagi märkamata. Kõik, mis on inimese sees, ei ole võimalik pealt näha. Nüüd see transpordi küsimus, ma tulen ikkagi tagasi sellele, et tegelikult meil on need mehhanismid olemas. See on natukene teadvustamise küsimus. Ja kui täna noored seda tunnetavad, et nendeni ei jõuta, siis on see meie või ametnike või volikogu liikmete kohustus seda teadvust tõsta meie enda töötajate hulgas ja pluss lapsevanemate hulgas. Ja seda üha enam on ka tehtud ja tegelikult see usaldus jällegi oma koolikogemusest on tõusmas. Selge. Aga sellega läheb natuke aega, usaldust ei ehitata üle öö ja ühe valimistsükliga. Selles mõttes, et tulla tagasi siia. Sõna on teil. Et muidugi, meil on perekondi küll, kus tõesti võib-olla ei juleta rääkida nendest probleemidest, aga ma ikkagi leian, et täiskasvanud inimesed peaksid oma lapsed peaksid oma vanemaid nii palju usaldama. Et me peame jõudma ükskord sinnamaani, kus meie lapsed usaldavad meie vanemaid. Ja need probleemid, mis tekivad, need tekivad paratamatult ühiskonnas, et siis ongi see, et meil on need inimesed tegelikult reaalselt olemas, kes siis saavad seda last aidata. Aga ütleme niimoodi, et selle noorte volikogu, et kõik need probleemid, need teemakäsitlused on ju, et ega meil on vald küllaltki noor on ju. Ja kõik asjad loksuvad aja jooksul paika ja noorte tegevusaktiivsus on ka ju tegelikult aastatega kasvanud. Ja me praeguse seisuga on see tõesti nagu meeldiv, et nad tahavad, et neid kaasatakse. Ja siis ütleme praegu järgmise 4 aasta teema ongi see, et paika luksata see süsteem, kuidas siis me saame arvestada siis noorte vajadustega. Selge, aitäh. Ma tuleksin korra Andrese juurde. Ma lisaks siia, kui võib võtta. Et tegelikult, hästi lühidalt, et see märkamisega on meil suhteliselt hästi olnud juba päris pikalt. Aga küsimus on olnud, et kui sa märkad, aga kui sa ei ole spetsialisti, kes seda asja lahendab, siis see on probleem olnud. Aga tänaseks päevaks oleme me suutnud ka selle, ma arvan, suht rahuldaval tasemel ära lahendada, sest sellised spetsialistid on meil täiesti olemas ja on kohad, kus seda teha ja lähevad ka otse koolidesse. Ja see puudutab seda osa nendest noortest, kes õpivad koolis. Et selle poole oleme küll kõvasti püüdnud ja suure sammu edasi teinud, et seal midagi märkamata ei jääks ja nendel puhul ka märkamisest on vähe, tuleb ka üritada need asjad ära lahendada. Selge küsimus, jätkuküsimus, et kui Raul räägib siin sellest, et lapsed peaksid enda vanematega, ütleme siis suhteid parandama või olema usaldavad, siis kas probleem kohati või tekkida sellest, et need vaimsed mingisugused stressiolukorrad võivad ka olla tekkinud vanematest ja kas see ei ole selline koht, kus jällegi peaks leidma mingisuguse lahenduse. Ja et jällegi, kuigi valla piirkond on lai ja suur, siis kuidas seda abi tuua niimoodi nooreni, et ta selleni ka reaalselt pääseb? See, mis kellegil, kui suured usalduslikus suhtes noored on, peale oma vanematega siin jäävad valla käed lühikeseks. Ainult siis peab juba probleem majas olema, kui see paistab kaugemale kui kodu. Et selle jaoks ongi see sama jutt sellest märkamisest ja kõigest muust, et leida need ikkagi üles, kellel on abivajad ja kõige kinnisemad noored, sest kõik paraku ei lähe oma sõpradele ja sõbrannadele rääkima kohe esimesena, et mul on sellised mured. Selge, aitäh, Andres. Janar, tuleme siis praegu nende vaimsete probleemide juures tagasi siis valla avaliku halduskorralduse ja noorte kaasamise juurde. Vallas on toimiv noortevolikogu, teame seda kõike selle tõttu, et me oleme praegu noortevolikogu poolt korraldatud debatil. Kuidas kavatsete nendega koostööd arendada?
mina usun väga sellesse mitteformaalsesse haridusse ja huviharidusse, et üks asi on tõepoolest saata neile meili peale volikogu materjalid ja öelda, et valige välja endale huvipakkuvad teemad, saame kokku arutame. Aga üldiselt noortega minu kogemus näitab, et see päris niimoodi ei tööta. Kõige paremini tuleb see ikkagi välja või see info jõuab just nendes mitteformaalsetes tegevustes, mida ma teen noortega koos. Ja ma arvan, et mu sõnu võib kinnitada iga noorsootöötaja, et need märkamised ja tähelepanud ja need puuduolevad vajadused selguvad täiesti ootamatutes olukordades, teinekord õhtustel hilistel öötundidel, kui me valmistame ette või lõpetame mingisuguseid tegevusi koos ja siis sa näed ja siis sa märkad. Ja tegelikult on teine asi, ka üks asi on see, kui me räägime probleemidest, aga kui me räägime sellest nüüd heast kaasamisest, siis teinekord on see sama nendel töötundidel ühistes tegevustes on palju sihukest infot, mida noored seal justkui endale ka märkamatult tegelikult avavad, mis see kuulamine on nagu teema. Et kui sa saad taga juba dialoogi, siis teinekord sealt tuleb siukseid pärleid, mida ka kogenud koolidirektori või kahekordse kõrgharidusega ma ei kujuta ettegi. Ja kui ma töötasin muideks koolis, siis teinekord on niimoodi, et need kõige suuremad marakratid, kes direktori kabinetti jõuavad, siis võt neid peab kuulama, sest et nemad ei lähe konflikti ilma asjata. Ja nendel on tõepoolest teinekord väga sisulisi ettepanekuid. Kuulata on vaja neid ja sealt tuleb see kaasamine, see tunne, et minuga arvestatakse ja tekib see sama usaldus, millest Raul räägib. Järgmine kord mul on veel idee, ma kannan seda veel sellele inimesele, räägin sellele inimesele sellest ja siis hakkavad asjad muutuma. Selge, Janar, aitäh. Tekib siiski küsimus, et ma saan aru, et teie peate seda kuulamist oluliseks punktiks, aga kuidas luua platvorm selle jaoks, et see kuulamine reaalselt tekiks? Kus eksisteerib selline võimalus, et noored saaksid üldse esitada enda mõtteid ja vald neid reaalselt kuuldavaks? Nagu sa ka ise märkisid, see sama, mida ma ka enne ütlesin, kui meil see debatt alguses sai, sellised koosviibimised, akadeemilised toetavad väga seda mitteformaalset. Me tulemegi siia, noored on pannud tänased teemapüstitused, huviharidus, noorsootöö, üldharidus. Palun väga ettevalmistanud küsimused ja täna me vaatame siin kaamerasse, kes kohal on, keda ei ole, see ei saa panustada. Ja ma arvan, et mis ta mul ütles, 2500 järelvaatamist on teinekord nendel asjadel. See on täna reaalne asi, mis tegelikult toimub. See on päris asi, mida noored on võtnud teha ja meie oleme tulnud, ma ei tulnud siia ette valmistamata. Ma 2 õhtut olen istunud raamatupidamise juures ja guugeldanud haridussilma, et ilma sõnumita ja ette valmistamata laste juurde ei tulda. Ja täna on see koht, kus mina räägin nendele oma mõtted ära ja nemad esitavad läbi sinu täna mulle küsimusi. See ongi päris asi ja ma ütlesin ka trimestris korra, valike välja oma lemmikteemad ja pange volikogu liikmed, komisjonide esimehed, aseesimehed iga 3 kuu tagant selle pinge olukorda, mida me siin praegu teeme, las valmistavad ette ja las seletavad noortele nende sõnadega, nende püstitatud teemadele vastuseid. Palun väga, see on eeskujulik näide, mismoodi ja eeskujulik näide ettevõtlikkusest, mida noored suudavad tegelikult korraldada. Selge, Andres, tekib siiski ka küsimus edasi, et kuidas rohkem tuua seda diskussiooni üks ühele kohale noortega, kes on siis valla mingisugusest haldustegevusest väga huvitatud, neil on ideed, pakkumised, kuidas võtta neid vastu, kuidas neid protsessida, kuidas leida nendele lahendused, kuidas võtta noori kuulda? No mitte ainult noori, terve valla elanikke tuleb kõiki kuulda võtta. Ja ega see käibki tavaliselt selline kaasamise protsess, kui on mingi probleem käsile võetud, siis tavaline lahenduskäik ongi, et pakutakse variandid välja ja siis hakatakse nende kõlblikkust nii-öelda uurima ja katsetama. On need siis noored, vanemad või keskealised, ega seal väga palju vahet ei ole ja tegelikult tekivad sinna igasugused huvigrupid ka veel, kus vanus ei olegi väga oluline osa, et ma ei tea, ma ei arva, et see elu nii lahedaks läheb, et meil hakkame lihtsalt siin istuma ja nuputama, mis probleemi me nüüd käsile võtame. Neid probleeme tuleb elus iga päev uksest ja aknast, mis on väga päevakorral ja mis on väga lahendada, aga oluline on siis sinna selle lahendamise käigus jälle kaasata niisamuti need noored, vanad huvigrupid kui ka need, kes on asjast huvitatud ja sellest on huvitatud kindlasti ka nii volikogu kui vallavalitsus ka, sest see lahendus peab saama vastuvõetav enam-vähem kõigile.
Selge, aga ikkagi probleem on ju selles, et noortel ei ole praegusel hetkel ühiskonnas või kas või täpsemalt siin Lääneranna vallas mingisugust viisi, enda ideid ja mõtteid, mis tegelikult eksisteerivad, anda vallavolikogule edasi, nii et vallavolikogu reaalselt neid probleeme lahendada saaks. Kas te lubate, et kui te näiteks valituks saate, siis te pakute välja mingisugused teatud viisid, lahendusvõimalused, kuidas seda probleemi lahendada? Kui jah, siis mis need oleks? Mina võin seda, aga kes on praegu keelanud? Palun väga, kui noortevolikogu leiab, et vot see ja see küsimus meil väga südamelähedane või see segab meil mingite tegevusi või oleks vaja kiiresti ära lahendada, see oleks volikogu hariduskomisjoni kätte või kui on väga üldisem küna, siis volikogu esimehe kätte saata, siis ta leiab selle komisjoni, kes sellega tegeleb ja need tuleb ära lahendada. Ma ei ole ka praegu, kõik valla elanikud saavad ka samasugust probleemi tõstata, mitte ainult noored. Noored on ju veel organiseeritud, teil on volikogu, teil on igast vallanurgast inimesed koos ja saavad juba oma mõtted nagu lisada. See ei ole mitte ühe, kahe ega ühe piirkonna mõtted, vaid on laias laastus terve valla mõtted juba noorte jaoks ju. Selge, Raul, kas teie meelest on ka lahendus pigem see, et noored pöörduvad ise volikogu poole, mitte see, et volikogu näeb, et noortel on midagi öelda ja pakub ise mingisuguse spetsiifilise platvormi välja, kuidas neid probleeme noortega koos käsitleda, nendele lahendusi leida nii, et kogu valla noorte heaolu kasvaks? No ega see peab olema vastastik huvi ju, et ega me, üks ei saa ju peale pressida, kui teine ei ole huvitatud ja teine ei saa siis peale pressida, kui teine pool ei ole huvitatud. Kas te näete praegu, et noored ei ole huvitatud? Ei, ma ei ole seda öelnud praegu. Lihtsalt, et kuidas on ju. Et praegu seisuga see küsimus oli see, et kas noored peaksid ise pöörduma, on ju. Jah, nad peaksid ise pöörduma, kui neil on probleem, on ju. Ja kuidas neid siis kaasata ja kuidas nende probleeme siis lahendada või ütleme, võtta neid siis kuulda rohkem, siis võib-olla kaasata neid siis üks volikogu liige teist igas komisjonis, samamoodi nagu täiskasvanud inimesed, kaasame. Et see on üks täiesti reaalne võimalus ja noored saavad, neil on kohustus tulla sinna, täpselt samamoodi nagu meil, ja nad kuulevad ja saavad sõna sekka öelda. Et see on üks võimalus täiesti reaalselt minu meelest. Päris komisjoni kuuluda. Aitäh sulle, Raul. Liigume järgmise teema juurde. Jällegi, noorte jaoks on kõige olulisem enda praeguses elujärgus saada võimalikult hea haridus. Et haridus oleks kvaliteetne, selline, mis pakub neile reaalset väärtust tulevases elus ja oleks võimalikult nooresõbralik, õppimissõbralik ja keskkond oleks selline, mis pakuks reaalselt ambitsioone. Janar, vallakoolides on ruumi peaaegu terve valla elanikkonnale. Ent koolides õpib kokku 435 õpilast. Samuti tekivad vallakoolid eelarvesse miinust. Milliseid otsuseid peate langetama, et sellisest olukorrast välja tulla? Jah, et nüüd me tabasime naelapea pihta. Et järgmine volikogu, kes iganes olema saab, tõepoolest peab hakkama vastu võtma üsna keerulisi valikuid ja otsuseid ja koolivõrgu probleemiga tegelema. Võib-olla see probleemiks nimetamine pole kõige õigem, aga lahendusi otsima. Mul on ees näiteks ministeeriumis koostatud üks tabelikene paari aasta tagune 2020 aastast, kus ongi kirjeldatud, et meil on 89 õpetajat ja 56 ametikohta. Kuidas seda lahendada, kuidas seda nooresõbralikumaks teha, kuidas seda kvaliteeti tõsta? No esimene asi on ikkagi see, et ma väga usun täna üha enam sellesse vastloodud spordikooli direktorina spordijoones töötades, et keskkond võib olla väga motiveeriv. Inimesed sinu ümber võivad olla väga motiveerivad ja ega me ei saa üle ega ümber sellest, mida meie valimisliit on välja ütelnud, Lääneranna valimisliit, siis, et Lihulasse tuleb ehitada uus gümnaasiumihoone. Milline see täpselt olema saab? Täna lugesin just ka ekspertiisi selle kohta. Lahendusi oli seal mitmeid pakutud lisaks nendele probleemidele, mis loetud oli. Et see on esimene asi, mis tuleb tegelikult järgmise valimistsükli jooksul ära teha. See kopp peab saama maasse ja see koolihoone peab olema järgmiseks valimistsükli lõpuks valmis. 3 aastat oli umbes ehitusajaks otsast lõpuni ekspertiisis ette kirjutatud hinnaks 3 miljonit eurot ja 220 õpilast sinna sisse planeeritud. Ma väga usun sellesse, et see on esimene asi, kuidas atraktiivsemaks teha kogu meie haridus. Selge. Ja kuidas tõsta hariduse kvaliteet. Aitäh. Raul, kas teie meelest oleks loogilisem ja ratsionaalsem olemasolevaid
koole renoveerida, et pakkudes siis nendele õpilastele, kes praegusel eksisteerivad veelgi paremaid õpitingimusi. Samas tegelema jättes olukorraga, et kõik need koolid toodavad praegu siiski majanduslikult väga, väga suurt kahjumit või siis oleks vaja ikkagi need koolid pigem siis rohkem sulgemiseni tuua ja tegeleda pigem mingisuguste suurtemate koolide loomise ja arendamisega. Väiksemate koolide pealt siis kokku hoida, et saaks siis investeerida rohkem suurde kooli, oli sinu mõte just praegu? No, selles mõttes tõlgendus on... Jah, selles mõttes umbes nii oli. Et mina praegu seisuga ilmselgelt alghariduse tasemel peab see koolivõrgustik säilima, nii nagu ta on. Me peame hakkama saama nende koolimajadeks, iga koolimaja vajab ühel või teisel määral investeeringut iga aasta. Kas siis värvimise näol või sanitaarremondi näol. Et praegu seisuga meil on see seis, et mina näen küll seda, et me saame selle koolivõrgustiku säilitada. Nüüd, mis puudutab nüüd Lihula gümnaasiumi, kui me oleme siiamaani selle miinusega hakkama saanud, siis me saame ka edaspidi selle miinusega hakkama. Et see ei ole nagu nüüd selle aasta või eelmise aasta probleem. Aga nüüd Lihula gümnaasiumi osas on see, et ma olen Janariga täiesti nõus, et keskkond või kooli keskkond, ütleme see kaasaegne keskkond, siis ütleme, motiveerib ka meie lapsi siis siia gümnaasiumi tulema, mis on hädavajalik meie piirkonnale, säilimise eesmärgil muidugi. Aga üks asi on koolihoone, teine asi on siis hariduse kvaliteedi tõstmine, mitte et sellel kvaliteedil midagi viga oleks gümnaasiumi osas, aga see tuleb saada natukene ühtlasemaks. Sest praegu seisuga on see, et ma olen kuulnud ka seda, et Virtsu inimesed näiteks on öelnud, et ma olen ikka küsinud, et kuhu siis peale 9. laps kooli läheb, on ju, et kas Lihula siis ei, mitte mingil juhul, on ju. Ma olen küsinud, miks on ju, et mujal on ju parem tase, on ju. Siis olen süvitsi läinud, et mis see tase parem on, aga tegelikult pole Lihula kooli Võtke kokku, palun kiiremalt. Jah, gümnaasiumil viga midagi on ju, et siit on läinud ju väga, väga kõrgetesse ülikoolidesse inimesi. Aga jah, ma praegu seisuga ma arvan, et nii kaua, kuni meil on lapsi ja need väiksed koolid toetavad Lihula gümnaasiumit, siis ma arvan, et see on asi, millega edasi minna. Panin tähele, et ütlesid, et koolikeskkond on pigem hea. On toodud välja, et koolimajades on probleem soojustuse, ventilatsiooniga ka tänapäevase klassiruumidega. On toodud välja näiteks, et Lihula gümnaasiumis on olukord, kus 2 klassi ei ole absoluutselt kasutuskõlblikud, kokkuvarisemis-ohus. See pakub ohtu igale koolis viibivale isikule, nii noortele, kes on meie tuleviku alus, kui ka kõikidele õpilastele või õpetajatele, kes seal töötavad. Kuidas te saate öelda, et keskkond on hea, kui sellised probleemid eksisteerivad ja kuidas neid lahendama peaks? Praegu ta on nii hea, kui ta on, aga selles mõttes, et kui me räägime konkreetselt Lihula koolist, kui see probleem kõigile teada, et seal on tõesti probleem suur, aga ma rääkisin nendest ülejäänutest koolidest, mida tuleb aasta jooksul ka, neid ei saa unarusse jätta. Et me peame tagama kõikidele lastele ikkagi võimaliku maksimaalse hea keskkonna. Nüüd Lihula gümnaasiumi koolihoone, ma arvan, et kõik on sellega nõus, et see tuleb võimalikult kiiresti ehitada. Nii kiiresti kui võimalik nende vahenditega, mis on. Nüüd on küsimus lihtsalt, et järgmise volikogu on väga suur peamure, et kust leida see finantsiline pool. Ja ehk mõeldaksegi seegi välja, aga selles koolimajas on ilmselgelt praegu tõesti halvad lood selle koolihoonega. Selge, Jana, tuleme sinu juurde kohe varsti. Andres, kiirelt küsimus, mis on üleüldiselt haridusvõrgu ja haridusvaldkonna kõige suuremaks probleemiks praegu vallas ja kuidas neid probleeme lahendada? Kõige suurem probleem ongi siin Lihulas selle Lihula gümnaasiumil. Ta on kõige keerulisem ka. Ta ei ole nii sama lihtne, et trambime jalgu, ehitame uue koolimaja ja kogu lugu valmis. See on palju keeruline. Esiteks, tehdes kokkuvõtte, meil ühines 4 võrdset valda. Meil on 7 kooli. Enam-vähem korras on 2 tükki, on Koonga ja Varbla. Siis Lõpe ja Virtsu jaoks oleme ette näinud teha läbi projekteerimine, et nii kogukonna, et sellest saaks ka kogukonnakeskus ja kõik muu sinna juurde minev. Ja oleme ka välja arvutanud selle, et kuni 6. klassini jälle majandab iga algkool ise ära, ei tehes ei mingit erilist kulutusi vallale. Küsimus tekib alles viimases 3. klassis. Seal on ka suht selge, et
Koongast ja Varblast lähevad õpilased, ei tule keskkooli siia, vaid lähevad gümnaasiumi, õigemini siis öelda tänapäevaselt, vaid hoiavad Pärnu poole. See on ajalooliselt nii toimub, see on transpordi pärast ja kõik nii ka. Siis kõne alla tulev ainus, ütleme, lahenduskäik lõppe puhul on, et viimased 3 klassi, ilmselt see otsus tehakse järgmine kord ära ka, et need 3 klassi tulevadki Lihulasse. Siis Virtsuga on vähe keerulisem, Metskülaga on ka, kui see raamatukogu sinna saab, siis paranevad ka need olmetingimused seal ja võib öelda, et see Metsküla algkool elab ka üle. Selge. Aga Lihulaga, aga see ei ole kaugeltki niisama lihtne. Esiteks on lahendamata see küsimus. Tuleme selle Lihula gümnaasiumi juurde tagasi natukene hiljem, aga mul tekib ikkagi küsimus selles, et kui nii-öelda ajude väljavool Lääneranna vallas toimub, siis kuidas just selle probleemiga tegeleda, et gümnaasium keskkooli osa on pigem tühi, pigem minnakse õppima just näiteks Pärnumaale või Viljandisse, eks ole. Et siis nagu tekibki küsimus, et kuidas tuua need noored tagasi just siia, kuidas pakkuda neile seda väärtust, kuidas teha võimalikuks selle, et need noored jääksid siia ja panustaksid igatepidi just siia valla töösse ja haridusse tulevikus. Täna mul sellel vastust ei ole, aga ma tean, mida tegema peab. On üks variant ainult siia Lihulasse gümnaasium säilitada. Selle läbirääkimistega haridusministeeriumiga, mis me selle suvel siin tegime ja mis venisid väga pikaks, et saada kätte see 1,5 miljonit renoveerimise raha, tuli väga selgelt ja üheselt välja haridusministeeriumi ametnike seisukoht, kes lähtusid hariduse arengukavast 2035, et nende põhjendustega, et meil on 50 ja rohkem kilomeetrit Pärnu ja 50 ja rohkem on ka Haapsalusse ja kuidas saab Virtsust käia ja õhtul tagasi tulla. Nende põhjendus oli ikkagi see, et siia, või nende seisukoht oli see, et siia riigigümnaasiumit ei tule. Aga selleks, et see siia tuleks, on vaja leida siia kõrvale selline atraktiivne eriala. On see siis näiteks looduskaitse, on see, kuna meil on muinsuskaitsega piirkond siin vallas, on see siis muinsuskaitse või ma ei tea, kas või kosmosetehnika, aga midagi sellist tuleb luua. Ja sellega oli, kui me 2 korda on volikogu esimees kohtunud ka haridusministriga, siis sealt tuli ka välja, et enne põhimõtteliselt väga sellist puhast gümnaasiumi siin väga kaua seda ei kesta. Need õpilased lähtudes õpilaste arvust ja kõigest muust, mis siia, see seletus läks väga pikaks, aga see teadmine on meil tänapäeval olemas. Selge, Janar, tuleme sinu juurde. Mingisugune mõte enne tekkis? Ma tahtsin siin täitsa kohe vastu vaielda Raulile, et on ennem see miinus tootnud, las toodab edasi. 2018 Lääneranna valla põhitegevuskulud ainult haridusele 3,5 miljonit. Aastal 2021 4 miljonit, 500 000 on viimase selle valimistsükli jooksul põhitegevuse kulud tõusnud, mis tähendab amortiseerunud hooneid, tõusnud kütuse tooraine hindasid, mida iganes. 500 000 on läinud juba koolivõrgu ülalpidamine kallimaks. Seal on ressurssi peidus. Uus koolihoone oma kokkuhoiult, ma tean täna spordihoonest, on hüppeline tagasiminek kuludes oma soojapidavusega. Kui me räägime siin sellest, kuidas nagu olukorda muuta või parandada, välja toodud kalkulatsioon, stsenaarium lihtsalt mõttena, kui täna võtta, nagu ka Andres ütles, 7, 8, 9 klass olemasolevatest koolidest ära, et kodulähedane kool säiliks, nagu ka Raul ütleb, 1-4-klassilisena, 1-6-klassilisena, 220 000 eurot on kokkuhoia kohta kohe seal peidus. Kui me nüüd võtame selle investeeringuna koolihoonesse 10 aasta peale 2,2 miljonit. 2 miljonit on täna valla eelarves olemas koolihoone ehitamiseks. Meil on reaalselt see raha olemas. Meil ei ole, me istume tiksuva kellapommi otsas. Tegelikkuses meil ei ole enam aega, kui nagu ka moderaator ütleb, ekspertiis on soovitanud, ärme nüüd pisenda olukorra tõsidust, välja kolida 2 klassiruumi lastest tühjaks teha, sest et sõbrad, meil on kokku kukkumise oht, siis järgmise volikogu Kirstu Naelaks saab olema selle probleemi mitte lahendamine ja siin ei sõltu nagu selles mõttes tahtest mitte midagi. Olukord on, sõbrad, katastroofile lähenevalt tõsine ja siin ei olegi muud valikut, kui see lahendada. Ja muidugi see toob omakorda kokku
motiveerivad õpetajad, mina usun, ja annab meile tõuke selle reformi elluviimiseks. Raul, kiire repliik siia. Ma tahaksin öelda, et ma ju ütlesin, et see on prioriteet, Lihula gümnaasium. Nii, hoone on see üks prioriteet. Nii, ja nüüd on see, et ega ma ju ütlesin, et elame edasi, et olen miinust tootnud, elame edasi. Kui meil on teistes koolimajades veel võimalik ikkagi kodu lähedal, et lapsed saavad koolis käia ja meil on laste näol ressurssi neid kooli pidada, siis mina näen küll seda, et minu laps, minu kui vanema huvi oleks küll, et minu laps käiks võimalikult lähedal koolis kodus. Selge, Raul, aga siis tekib... Aga see on arutelu koht, et me peame üle vaatama need võimalused ilmselgelt, me peame natukene vaatama ajas tagasi, et kui suur võimalus meil on, et kas meil on tulevikus perspektiivi neid koole pidada. Et selles on nagu küsimus. Selge, ma korra segan vahele. Raul, sa tood välja, et nende piirkondade mingisuguste väiksemate koolide ülalpidamine on siiski väga oluline, aga tekib näiteks küsimus, et kui on praegu räägitud peamiselt Lihula gümnaasiumist, mille juurde me tegelikult veel hiljem tuleme tagasi, siis on välja toodud ka seda, et näiteks Metsa algkooli sportimise kehalise kasvatuse tundides puuduvad võimalused. Koolis õpilased vahetavad sporditundi minekuks riideid koridoris, kuna ei ole lihtsalt ruumi selle jaoks. Kuidas on võimalik, et 21. sajandil toimub mingisugune riiete vahetamine õpilastel koridoris? Miks ei ole selleks ruumi? Kuidas ta olukorda parandada? Jah, võiks öelda, et miks ei ole tehtud siis on siiamaani. Aga väike kool on ju, ta ei saa mulle lubada kõiki võimalusi. Nii, praegusel hetkel meie Metsküla kogukond on pannud pead kokku ja pingutavad meeletult selle nimel, et selle sportimisvõimaluse saab selle läbi siis küla rahvamaja. Et need on kasina, ütleme, ruumiliselt väiksemad küll, aga tunnid saab sealt väga edukalt läbi ja Eestis on tegelikult väga palju väike koole, kus ei ole ka täpselt samasuguseid sportimisvõimalusi. Kas ei ole probleem? Mida? Kas ei ole probleem? See on väga suur probleem, aga seal on ju see ka, et järelikult ei ole seda ressurssi leitud, aga ma näen ka seda, et kui me poeme selle taha, et see kool nagu sealt ära kaotada, siis on meil ka külad laiali. Et koolimajad, väikesed külakoolid hoiavadki need küladel hinge sees. Et me peame selle nimel nagu pingutama, et nendel oleks täpselt samasugused võimalused sporti. Et huviringil näiteks jalgpalli mängimine on meil Lihulas olemas, meil on vaja transport. Nüüd kehalise kasvatuse tunnid, ütleme, midagi teha pole, see olukord on selline, aga ma usun, et lähiaastatel saab ka Metsküla kool omale ikkagi väga korraliku, ütleme, siseruumi, kus nad saavad oma sporti teha. Selge, Aara, tuleme sinu juurde kiire repliik. Et kui Raul ütles tõepoolest, et lapsevanemana, kui sa nüüd ikkagi, ma tulen tagasi selle sama kinni pandud või välja kolitud klasside juures Lihula gümnaasiumis, mitte ükski inimene täna ei taha olla selles olukorras lapsevanemana, kus talle tuleb koju teade, et teie laps on kolitud sellest klassist välja sellepärast, et see klass on kokku kutsumas, kui sa paned nüüd kaalukausile nüüd, et kas me vahetame riideid, valikud on väga halvad muidugi, siis ilmselgelt need on täiesti erineva kaalukategooria probleemid. Aga ma ei ole ka neid võrreld. Ja teine asi, kuidas seda lahendada, meil ei olegi kiiret lahendust, aga me peaksime, mis on ka tehtud, meil on eelarvestrateegias kokku lepitud investeeringute järjekorrad, mismoodi me nendega tegeleme. Aga täna on sinna tekkinud vahele mingisugused erisoovid, mis ei ole üldse plaanipärased ja see tekitab niisugust paksu verd ja natukene arusaamatust, et kuidas need asjad nagu niimoodi saavad olla. Okei, selge. Andres, tuleme sinu juurde, et me näeme, et lisaks sellele Lihula gümnaasiumi probleemile on siiski ka murekohaks just need väiksemad koolid, mis asuvad erinevates valla siis kaugemates otsades. Kui ei ole õpikeskkond selline, mis võimaldaks lastel igapäevaelus siis normaalselt enda vaimset siis nii-öelda teadmisi arendada, siis kas selle lahenduseks oleks pigem see, et koondada kogu see haridusvõrk ühte kesksesse piirkonda, näiteks valla keskele, või siis oleks ikkagi vaja hoida neid väikseid kooli elus, kui jah, siis kuidas? Kindlasti tuleb hoida. Selles mõttes, et see siis ongi see samane asi, mida riik ise teha, et on oma kätega kägistama oma valla ära. See tähendab seda, et pannes kinni külas kooli, ei ole, kaovad sealt ka elanikud ära. Need koolid, mis kinni panna saab, on juba kinni pandud.
võin näitena tuua ka kõrvalt enda samast Koonga vallast, oli Tarva küla, kus oli, mina koolis käin 120 õpilast, jälle nüüd on, kool on seal kinni pandud ja ma ei tea, kas seal 5 inimest on, seal elab üldse külas ka. Et tähendab selles mõttes, seal pole väga mõtet vaja rääkida. See vaidlused on tegelikult tehtud ja meil need 7 kooli selle 1,5 Hiiumaa peale on üsna paras sport. Aga see, et me räägime siin palju Lihulast, tegelikult ega see volikogu on ikkagi poliitiline jälle organisatsioon ja sealt on üle valla inimesed esindatud ja ei saa ka nii olla, et kui ma võin näitena tuua, et tänaseks päevaks on 74% investeeringute rahast läinud Lihulasse ja siis, et me teise kooli ja paneme kõik ülejäänud raha ka Lihulasse, me peame teise kooli ka kaasa aitama ja sinna korraliku õpikonna tegema. Me oleme sellega alustanud, projekteeritakse läbi Lõpe, projekteeritakse läbi Virtsu, saada täpselt teada, mis seal vaja teha on ja need tuleb ka teha. Okei, Andres, aga kui olukord on selline, et eksisteerib põhikoole rohkem, kui on keskkoole, siis mis saab nendest õpilastest, kes nendes väiksemates piirkondades praegu põhikoolis õpivad, kui nad peavad niikuinii keskkooli astudes minema nendesse piirkondades, mis on väljaspool nende enda piirkonda? Et kas see siis niikuinii ei ole juba selle probleemi jaoks nagu selline faktor, mis ütleme nende põhikoolide väärtust nagu langetab? Ma ei saanud väga hästi aru, et kui põhikoole on rohkem kui keskkoole, tähendab selles mõttes on Eesti riigi poliitikagi selline, peabki jääma. Eesti riigi poliitika on selline, et keskkoole ehk gümnaasiumiharidust peabki jääma vähemaks ja kõik ei peagi saama sinna, vaid lähevad otse kutseõppesse ja nii edasi. Ja riigisüsteem ongi suure tõenäosusega liigub nii, et riik ehitab praegu oma gümnaasiumi, aga ükskord saabub päev, kui ta ütleb, et meil on gümnaasiumi võrk valmis ja siis me ostame kogu gümnaasiumi teenuse jälle oma koolidega. Seda Lihulas seda üldse. Praegu saab Lihula gümnaasium 43% jälle sellest õpetajate palgast saab riigi käest. Siis ei saa enam mitte midagi. Nad sinna lepingusse on ka kirjutatud, et see on siis sel juhul meie Lääneranna valla isiklik asi, kas ta peab seda gümnaasiumi või mitte. Aga tahaks jõuda mitte, et see juhtuks nii. Sellepärast on siia, ma ütlen, Lihula gümnaasiumi. Kas reaalne lahendus siis ongi see, et õpilased voolevadki lihtsalt vallast välja, kui Lihula gümnaasiumis on kogu kooli 240 õpilase peale keskkoolis õppivaid õpilasi ainult 30 tükki ja ülejäänud kõik on voolanud kuhugi mujale, siis kas see ongi lahendus lihtsalt, et kutseharidust aga neid väga palju siin rohkem ei olegi, selles mõttes Rehkendusel, kui ma õieti mäletan, on 16, kes on jälle mujale läinud. See tähendab seda, et gümnaasium ellu jääks, jälle on siia vaja, on kõrval eriala vaja, mis meelitaks ka mujalt üle vabariigi lapsi kokku. Ongi kõik, nii sama lihtne see on. Janar? Ma tahtsin, ma ei teagi, kuidas see koolide sulgemine nüüd päris lauale tuli, et me täna nagu tegelikult ei räägi koolide sulgemisest, vaid see kalkulatsioon, mis mul siin ees oli baseerus nagu arvutustel, kui tänased 9-klassilised koolid Lääneranna vallas reformi käigus muutuvad 6-klassilisteks ja 6-klassilised 4-klassilisteks, siis on meil olemas piisavalt ressurssi, et ehitada Lihulasse uus gümnaasiumihoone. Uus gümnaasiumihoone on üks ja esimene argument, et olla atraktiivne põhikooli lõpetajatele, kellest sina räägid. Ja kui nüüd tekib olukord, kus tõesti on näiteks suurimad koolid 6-klassilised ja 4-klassilised Lihula gümnaasiumi kõrval, siis ilmselgelt peale 6. klassi lõppu on kodul keerulisem saata last linna õppima kui Lihulasse õppima. Kui meil on olemas normaalne transport, mis tegelikult ka täna praktiliselt on olemas, siis 7. klassis progümnaasiumis õpinguid alustanud noor kaasaegses atraktiivses õpikeskkonnas on ilmselt suurema tõenäosusega jäämas siia gümnaasiumi lõpuni. Kui seal kõrval on toetav huviharidus, mitmekülgne, siis ilmselt suurema tõenäosusega me oleme loonud eelduse, et ta tuleb peale ülikooli või kutseharidust, mida tahes aastate pärast siia uuesti tagasi. Et ärme hirmuta täna nagu vaatajad, kuulajad nende mõtetega, et me hakkame kohe homme midagi sulgema. Meil on valikuid, meil on stsenaariume, meil on kalkulatsioone, mis aitavad meil teha keerulisi otsuseid, mis on kogukondadele vastu võetavamad. Selge, loogiline. Aga ma ikkagi täiendaks, et mina ütlen kindlalt seda,
et Varblas ja Koongas selle 9. klassi sulgemine neid lapsi Lihulasse ei too. See on ka kindel ja meie kindel seisukoht on ka, et mitte 4, vaid ikka esimesed 6 klassi, see kuni 6 klassi, see ei too, see võib kodukohas väga vabalt olla, see ei too mingit erilisi kulutusi juurde. Selge, aga mis on Lihula gümnaasiumi tulevik teie meelest? Mis peaks olema need lahendusviisid, kuidas te... Kui siia lisa eriala sellist ei tule, mis tõmbab ka õpilasi mujalt kokku, siis see on ainult aja küsimus, millal Lihula gümnaasium otsa saab. Sest ükskord Eesti riik ütleb, et meil on gümnaasiumi võrk valmis ja ostame oma teenust sealt ja jääbki ainult Lääneranna valla lõbuks pidada gümnaasiumi siin. Selge, aga lõpp võib peale tulla ka ju puht lihtsalt füüsilistest probleemidest, et hoone võib kokku kukkuda, nii et see ei olegi enam õpilastele enam kasutuskõlblik. Kuidas see probleem lahendada, kas renoveerides või uus kool ehitades? No nii. Ega ärme nüüd teeme selles mõttes nii hulluks seda asja, see hoone ei kuku kokku. On hooneid, mis on mitu sajandeid seisnud ja see on ainult 60 aastat kopikatega. Et see on, ma saan aru, poliitikud panevad ikka natuke juurde ka, et paremini välja paista ja kõik nii. See ei ole sellises ja mina ei tea seal ühtegi ruumi ka, mis seal kokku kukub nüüd. Ärme nüüd sellega ka liialdama. Seal on insenerid avaldanud selle foyer kohal olevast sellest plaadist, aga seal ei ole ka mõõtmised on tegemata alles. Et see on natuke ülepingutatud ka. Samasugune kool, ise tõid näite, sama on, mis Metskülas on, ei ole riideid ka kuskil vahetada. Lihulas on 1/3 pinda üle, vaheta riided igas klassis, kurat, õpilane üks eraldi võib olla. Et ma ei näe seal probleemi, nii et me pisendame siin mõne väiksema kooli probleemi ja suurendame väga seda Lihula kohapealset, aga objektiivselt peame vaatama ikkagi. Selge, aga mis see lahendus siis ikkagi on? Lahendus on see, mis selleks, me oleme tellinud selle inseneri uuringu, see ei ole veel lõplikult valmis, seal ei ole väga, on eraldi küsimus, et kui palju ja miski asi sellest hoonest peab. Fakt on see, seal on 1/3 jälle pinda on ülearu, oleks vaja midagi lammutada, aga tahaks selgeks saada, kas midagi sellest koolimajast kõlbab ka. Kui insenerid ütlevad, et ei kõlba, tuleb täiesti uus ehitada. Kui ütlevad, et pool kõlbab, aga ütleme, et pool tuleb täiesti maha lõhkuda, selle asemel uus, siis teeme nii. Aga las insenerid seda ütlevad, sest paraku on see ka selline küsimus, kes see võtab siis vastutused. Mina olen see tark, siis Põhjamaa tark, kes ütleb, et see on vot nii. Insenerid ütlevad ja siis ülejäänud otsustavad vastavalt nende tehtud ettepaneku põhjal, kas tuleb uus või? Jah, sa küsisid sellise küsimuse, et mis saab Lihula gümnaasiumist, et kas tal on tuleviku või? Nii. Mina isiklikult arvan, et Lihula gümnaasiumil on küll tulevikku, et nüüd on lihtsalt küsimus, et meie noored jääksid Lääneranna valla elama. Et see on üks ja neid tegureid ja mõjutusi, et see kool, gümnaasiumi osa, kui me räägime gümnaasiumist kui haridus, siis see on mitmetahuline, et me peame looma keskkonna, kus meie lapsed tahaksid tagasi tulla peale ülikooli ja kui me suudame nad siia tagasi luua neile selle keskkonna, siis on ka selle tuleviku. Nüüd on see, et kuna see koolimaja on niisuguses olukorras, nagu ta on ju, siis ilmselgelt minnakse ju sellega edasi ja see uus koolimaja tuleb kas varem või hiljem. Kuna Janar on hästi kodutööd teinud, siis järgmine volikogu saab siis ilmselgelt omale ülesandeks võimalikult kiiresti leida lahendus, kuidas see koolimaja saada. Kui meil on tutus koolimaja või on ta siis hästi renoveeritud koolimaja, siis ilmselgelt me ei saa enam edasi mõelda sellele, et kunagi see otsa saab, et seda ei tehta niisama. Ma repliigi korras tahan öelda 2 numbrit, mis selles olemasolevas valla enda tellitud ekspertiisis on kirjas. Olemasoleva koolihoone remont 3,97 miljonit. Lihula uue koolihoone ehitus 3 miljonit. Mis renoveerimisest me räägime? Renoveerimine on kallim kui uue hoone ehitamine ja ta ei saa kindlasti seda kvaliteeti, mida saab uus hoone. Ära jää nendest numbrites kinni, need ei ole valmis.
aga need on sisulised argumendid debateerimiseks. Need on sisulised argumendid, mille põhjal volikogu saab teha oma otsuseid. Valda ei juhita kõhutunde emotsiooni pealt, vaid vaadates otsa numbritele, tehes andmeanalüüsi, sünteesides, analüüsides, töödeldes neid ja tehes kogukonnale söödavaks. Ja aitäh, Andres, kas sul on täpsemalt vastata sellele Janari selgitusele? Tähendab, see on toormaterjal, mida ta kasutab, see ei ole valmis uuring ja on spetsiaalselt saadetud tagasi, et just täpsustada neid küsimusi, kui palju miski sellest vana koolimast on kõlblik või kasutada saab. Siis ma tooks ühe mõtte ma lisaks siia. Ma kiirelt küsin ise vahele, et kas see lahendus siis ongi see, et õpilased käivad nendes ühesõnaga nendes klassides õppimas, kus veel nagu lagi pähe ei kuku ja ülejäänud lihtsalt on kinniselt, eks ole? Või mis need lahendused? Ei, lahendus on see. Peale seda saab alles projekteerijatel püsitada ülesande, kas me hakkame renoveerima vana või ehitame täiesti uue või tuleb mingi vahepealne variant. Sest niikuinii jälle 1000 ruutu on seal üle selle 220 või 250 õpilase jaoks. Aga seda peavad ütlema insenerid, mida sellest vanast osast saab kasutada ja kui ei saa, siis tulebki uus. Aga seda on projekteerijale vaja kindlalt öelda siis. Selge, millal need vastused siis teie perspektiivis võiksid tulla? Kas nüüd järgmise volikogu siis võimu ajal ei tule seda lahendust? Kas see jääb edasi lükatud? Tähendab, see asi on veel keerulisem. See 2 miljonit ehk 1,5 miljonit ja 549 000, selle raha kasutuse aeg on praeguse andmete järgi järgmise aasta lõpp või võib-olla saab seda aasta võrra pikendada, aga mitte rohkem. Aga kui me tahame uut maja, mis vähemasti maksab 5 miljonit, siis kahjuks ma pean ütlema, et sellist laenuvõimekust meil ka ei ole, et see lükkub sel juhul natuke määramatusse tulevikku. Mina ei oska seda täna öelda, siis millal me selline laenuvõimekus meile tekib. Ja kusjuures seal on see probleem ka veel, et õppetöö ju peab ka kogu aeg käima. See ei ole niisama. Täpselt, Raul, tulemegi selle juurde, et kuidas siis tagada sellel hetkel, kui kooli arendamine algab, nende õpilaste jaoks ikkagi õppetöö jätku, kes praegu koolis õpivad? Minu käest küsida? Parandan Rauli. No ilmselgelt ju õppetöö tuleb või peab jätkuma, et ma ei oska nüüd nii täpselt öelda, et kui avariiohtlik ta nüüd antud hetkel ma olen kuulnud, et on mingid läbisajud, et ta on nagu ebameel, et siis tuleb lihtsalt, kui ta on eluohtlik, siis ilmselgelt me ei saa selle õpetada ja me peame lihtsalt võimalikult kiiresti leidma selle lahenduse, et see uus koolimaja saaks siis valmis. Ma ei tea aasta aja... Ei, ma tahaks parandada, lõpetame selle ära, see koolimaja ei ole eluohtlik. Ei, tähendab, kui ta ei ole eluohtlik, praegu ei õpetatakse seal, ja kui seal on nagu teatud ruumid, mida ei saa kasutada, siis selles olukorras, mis me siis teeme, peame paratamatult praegu siis sellega leppima, kas seda nüüd olukorda saab kuidagi parandada väikest sanitaarremondiga, siis tuleb seda teha paraku ja seal tuleb siis teha nii suured või ütleme siuksed remondid või investeeringud, et see oleks lastele ohutu ja seal saaks õpetada. Ja meil ei ole muud varianti praegu. Selge, Jana replik. Ma saan aru, et need klassid on ju täna juba välja kolinud, et tegelikult õppetegevus ja koolielu ju toimub sellel olemasoleval pinnal, mis täna Lihula gümnaasiumil olemas on. Kui te olete käinud Lihula gümnaasiumi territooriumil, siis te näete, et see sama uus spordihoone kõrval on täiesti vaba pind olemas, kuhu saab ehitada planeeritavas koolimaja hoone ilma vanu lammutama hakkamata. Mis tähendab seda, et see nüüd on jälle vaja kogukonnas läbi rääkida, et kui vastutulelik see idee nagu on, selle koolihoone saab ehitada samal ajal, kui kõrval toimub õppetegevus. Lihula gümnaasium ei ehita ju aasta aega valmis. 3 aastat oli see ehitusperiood. Et see peab senikaua säilima, kui uus... Palun rääkige ükshaaval. Ma korra veel, et
täna õppetegevus koolis toimub Lihula gümnaasiumis ju nendel tingimustel, mida eksperdid on öelnud, nendest klassidest on välja kolitud ja muud ruumid on leitud selle jaoks, et õppetegevust hoida töös. Keegi pole seal kirjas töös, ma vähemalt küll ei leidnud, et oleks keegi öelnud, et 2 aasta pärast peab välja kolima. Et kui ta kannatab veel, need olemasolevad ruumid kindlasti ka kannatavad 3 aastat õppetegevust töös hoida, siis samal ajal paralleelselt tegelikult selle 2 miljoniga, mis olemas on, mida on võimalik kasutada järgmise aasta lõpuni või veel pikemalt, on täpselt volikogul aega 1 aasta ja natukene peale, et otsida sinna see teine 2 miljonit kõrvale juurde. Ja see ongi see fookus, millega kandideerides täna tuleb arvestada. Selge, aga jõuamegi siis selle küsimuse juurde, et kust need finantsilised vahendid tulevad. Et kui Andres ja teie olete mõlemad siis nagu jõudnud sama järeldusele, et võib-olla nende finantsiliste vahenditega on praegu probleem, ei ole seda rahalist kogust, et seda ülikooli täielikult siis nagu seda probleemi, mitte ülikooli, vaid Lihula gümnaasiumi probleemi lahendada, siis kus see lahendus tuleb? Ja siis küsimus on Jaarile. Mulle? Jaa, väga kena. Nagu ma ütlesin, et mul on siin tabelis, see on 2020 aastal Haridusministeeriumi üldosakonna inimeste koostatud tabel. Ja siin on selline olukord, et kui näiteks muutuvad kõik koolid ümberringi 4-klassilisteks ja Lihulasse jääb 9-klassiline, siis on kulu õpetajate palga peale 580 000 eurot. Kui meil on see olukord, mis täna on, siis on 940 000. Vahe on 400 000 eurot. Ma ei ütle, et see kõik, seal on kindlad reeglid, kuidas seda raha, see tuleb toetusfondist, ministeeriumilt, kuidas seda raha kasutada saab. Seal on osa ressurssi peidus. Osa ressurssi on, ja kui me nüüd, see on aasta kulu, eks ju, et kui me selle jagame nagu aastate peale ära, kui on see tahe või valmidus minna nagu 4-klassiliste peale, siis on see raha hulk selline, mis on aastas võimalik kokku hoida. Kui see saab olla selliselt, on 9-klassiline pluss gümnaasium Lihulas ja 4- ja 6-klassilised kõrval, on see raha hulk aastas 220 000, mis on võimalik kokku hoida. Kui me võtame laenu 10 aasta peale, siis on see 2,2 miljonit, pluss uue hoone kokkuhoid oli 28 560 eurot. Selge, aga siis tekib küsimus, et kui algkoolidel ja põhikoolidel siis see õppeperiood tõmmata 4 klassi peale, siis kas on üldse mõtet neid koole veel elus hoida? Kas see, on ikka. Kindlasti kodulähedane algkool, kodulähedane eelkool peaks kindlasti säilima ja ma ütlen, et need on nüüd jällegi tulevase volikogu teha otsused, debateerida, argumenteerida, mis on see kõige mõistlikum lahendus. Ja ei ole ju välistatud, kui me vaatame 3 aastat tagasi, see 1 miljon tuli ju spordihoone ehitamiseks tänu Mikk Pikkmetsale põhimõtteliselt üleöö. Ta oli töötanud alla aasta, kui see tuli postuumselt veel 2 miljonit juurde toodud. Et tegelikkuses see on ikkagi poliitiline sotsiaalsuhtlusvõrgustik, mis su telefoniraamatus on ja raha ei ole kindlasti maailmast otsas. Ja see on see sama, et ega siis ministeeriumi koridore tuleb sina sõprus siis tekitada kuidagi pidi inimestega ja kui see uks on juba lahti, siis oleks meie poolt rumal see kinni lasta. Selge. Andres, teie näoilmet jälgides, siis tundub, et te päris ei, sellega ma kindlalt nõus ja selle peale välja lähed, teeme ülejäänud koolid 4-klassiliseks ja Lihulasse ehku peale gümnaasiumi, mis haridusministeeriumi pealt võidakse mõne aasta pärast kinni panna ja öelda, et meil on riigigümnaasiumid ja siit teile, et ei, tähendab, see langeb natuke ulme välja. Mis siis on lahendus selle asemel? Tähendab selles mõttes, et siin ongi nii-öelda diskussiooni tuleb pidada nii haridusministeeriumi kui kõigiga koolirahvaga. Me peame oma keskis siin selgeks saama, et me räägime kõik ühte juttu, mida me siia kooli, millist gümnaasiumi siia tahame ja mis on see leida see eriala, mis tõmbab siia ülejäänud riigist ka õpilasi kokku. Kui seda ei tule, siis selge, see on väga kena ja hüpoteetiline, aga kust leida praktiliselt ikkagi need rahalised vahendid, et neid soove ellu viia. Et see on see küsimus. Kui Janar pakkus välja selle, et koolide klasside tasemed tõmmata 4-klassiliseks, siis mis on see teine alternatiiv sellele, et need rahalised vahendid, finantsilised vahendid reaalselt leida, et see probleem lahendada? No selles mõttes, kui tuleb uus koolimaja, see maksab näiteks 5 miljonit, siis ongi, et see võimalus tekib võib-olla 8 aasta pärast või 10 aasta pärast, ma ei tea. Nii kaua peab vana maja edasi jääma, kui on ainult uus maja. Järgmised 8-10 aastat Lihula gümnaasium nii-öelda
devalveerub ja ma amortiseerub edasi. tõin näiteks, võib-olla on 5 aasta pärast saab jälle on need rahalised võimalused. Ehk siis, et me lükkame seda probleemi lahendamist edasi nii kaua, need õpilased selles koolis kannatavad ja siis me saame alles seda probleemi lahendada. Kui vald ei saagi laenu, meie laenukoormus on täna aasta lõpus 60%, et ajutiselt võib 24-ni olla jälle kuni 80, aga edasi peab jälle 60 olema. Me ei suuda laenu tagada, me ei suuda seda tagada. See on pikem jutt, ilmselt täna me ei jõua seda Selge, Raul, kuidas teie näete ikkagi seda finantsilise küsimuse lahendamist? Kust on leida raha selle jaoks, et see Lihula gümnaasiumi põhimõtteliselt vägagi suur probleem lahendada? Ega seda head lahendust ei ole, nagu me näeme, mitte kellegil. Et üks teoreetiline lahendus on Janaril, on ju, 2 lahendust. Jah, et ilmselgelt neid tuleb kaaluda, on ju, aga ma näen ka seda, et meil tuleb mingi raha on ju olemas, on ju, ja kui need analüüsid tulevad selle hoone kohta ja kui me kuskilt nüüd juurde ei saa, siis tuleb lihtsalt see vana koolimaja nii korrektseks vuntsida selle raha eest, mis meil kasutada on, sellepärast, et ega me seda olukorda edasi lükata ei saa 8 aasta järgi. Ja ilmselgelt tuleb ikkagi ministeeriumis ikkagi rusikas laual lüüa ja et meil on ju osa raha olemas, issand jumal, me ei saa prügikast visata. Selge, oleme tänase noortevolikogu poolt korraldatud kohaliku omavalitsuse kandidaatidega debatis arutanud erinevaid teemasid, leidnud lahendusi, püstitanud probleeme ja näinud erinevaid variante, kuidas kandidaadid neid probleeme lahendada üritavad ja soovivad. Mis on kandidaatide jaoks suuremad probleemid, mis on väiksemad, kas need küsimused, mida me esitasime üldse olid probleemid, leidsid täna oma vastused. Tänan kõikidele vaatajatele ja muidugi ka kandidaate, et nad tulid ja kuulasid, et teie kuulate ja et kandidaadid tulid ja andsid enda mõtted kaasa siin debatis. See on olnud Lääneranna noortevolikogu kohalike omavalitsuste valimiste debatt ja kohtume järgmisel korral.